Tšau, mina olen Daniel Levi Viinas. Küsimus, kas sul on kunagi olnud sellist hetke, kus sa arvad, et sa tead mingi sõna tähendust, aga tegelikult oled terve oma elu valesti elanud? Mul oli ülikoolis üks sõber Timo, üks kursakaaslane ja ta tuli kooli ja ütles kõigile, et tšau, tulge minu juurde katsikutele järgmisel neljapäeval. Ma ilmusin kohale ja vaatan, kõik on ukse taga, ootavad ja kõigil on hästi uhked, ilusad kingitused ja mingid roosad paelad on ümber ja ma mõtlesin, et okei, veider, et mul on krõpsupakk ja Coca-Cola, et okei, aga suva. Läksime sisse ja vaatasin nagu, mis asja, et vanker on siin toanurgas, häll on seal laps, Timol on laps käes, nagu Timo, mis juhtus? Timo ütles, et ma ütlesin, et tule katsikutele ju. Ja siis sel hetkel ma saingi aru, et ma olen vist terve oma elu arvanud, et katsikud tähendab nagu soolaleivapidu, aga tuleb välja, et see tähendab midagi muud. Jube piinlik oli, kõik naersid mulle. Aga mul hästi pikalt arvasin, et ma tean, mis tähendab sõna ülistus ka. Ja mul oli selline tunne, et ülistus on nagu laulmine ja see on see hetk, kus ma kirikus tõusen püsti ja teen selle raamatu lahti ja hakkan nagu laulma. Ja alles nagu suht nagu hiljuti 4-5 aastat tagasi ma hakkasin nagu mõistma, et tegelikult ülistus, see tähendab midagi nagu palju enamat kui lihtsalt nagu laulmine. Et ma olen oma elus palju laulnud ja ma olen oma elus palju kontsertitel käinud ja ülistus on midagi täiesti teistmoodi ja see tähendabki nagu seda ja see vihje on seal sõnas sees, et see tähendab seda, et kui sa teed oma elus mingi asja ülimaks ja minu jaoks ülistus sai uue tähenduse sel hetkel, kui ma otsustasin teha oma elus ülimaks Jeesust. Ja pärast seda pole mitte miski enam olnud endine. Mu elul on fookus, mu elul on siht ja see on protsess, see on nagu selline asi, et see ei ole nii, et ma otsustan üks päev ära ja siis ongi kõik, vaid see on igapäevane protsess, ma pean iga päev otsustama jälle, et keda ma nüüd täna oma elus ülimale kohale tahan panna ja hästi palju asju on, mis võistlevad selleks. Ja minu elus, mis on mul kuidagi need asjad, mis tahavad sinna nagu troonile pääseda, on üks suur asi on teiste inimeste arvamus minu kohta. Et mulle läheb see hästi palju korda, ma mõtlen sellest, ma mõtlen, et kas ma ikka meeldin inimestele, ma praegu ka natuke mõtlen, et kas ma teile meeldin ja see kipub mu elus, see tahab nagu ülimaks saada. Aga teate, mitte ükski asi, mitte ükski inimene ei vääri seda ülimat kohta meie elus peale Jeesus Kristuse. Nii et minu küsimus teile ongi see, et kes sinu elus on ülimal kohal, keda sina ülistad?